No nii, head spordiinimesed, head rattaspordisõbrad ja spordisõbrad. Eestimaa saab tõepoolest 100-aastaseks sel aastal ja vägev on olla olnud nendel üritustel, mida sel hooajal on tehtud ja mida tehakse ka kindlasti uuel hooajal. Nii et see rattalaat, meil on jäänud veel nii-öelda lõpusõna ja 17 minutit ametlikku aega. Kauplejatele muidugi võib ka pikemalt kaubelda, kes soovib, siis on tohutud öötunnid, kuidas hakatakse kokku asju panema ja need, kes saavad asjad õigel ajal kokku, neid me ootame muidugi kõiki täna Veenusesse, kus peetakse siis rattahooaja selline tantsuline osa lõpupidu koos siis Estonian Cupi autasustamisega, nii et olete oodatud täna siis Veenusesse 21.00 algab autasustamine ja ma ei tea, see läheb, ma arvan, päris pikaks, et võib-olla see Raadiku Indrek astub ka veel seal lavale ja igavene möll on igal juhul, kes jaksab, tulge kohale. Aga me alustasime täna hommikul siit lava pealt kell 10 Marioga, me lõpetame ka kell 10, mitte kell 10, aga ütleme, et siis 15.45 Marioga. Ja üks sõnum veel kõigile, et kui me lõpetame siin rattalaata, siis juba 17. novembril seda Lõuna-Eestis, seal kus mäed on, Eestimaa mäed, seal peetakse suusalaata, suhteliselt sarnane üritus, nii et tulge suusalaadale, ka kõik kauplejad on veel oodatud, ma tean, et mõned kohad seal veel olemas on, aga vägev üritus samamoodi, nagu see rattalaat on siin olnud. Nii et mul on hea meel anda nüüd lõpusõnadeks Mariole sõna. Mõtlesin ka, et mis siin siis nüüd öelda, et ühest küljest on natuke nagu nukker, et paned kõik selle püsti, ehitad 3 päeva ja siis võtad ligikaudu 6 tunniga kõik selle maha. Aga ilmselgelt on minu arust nagu väga äge päev olnud. Rahvast on päev otsa voorinud, vaatame veel tegelikult Marguse selja tahagi, et see sama suurepärane trenažöör, mis seal on, et rahvas seisab sabas ja kell on 15.45, et mina ei mäleta üheltki rattalaadalt sellist asja. Ja see, kuidas seal driftialaski lapsed vaimustunult autodega sõitsid, et oli tegelikult nagu äge näha, et need asjad, mida me nuputasime siia juurde, et iseenesest nagu toimisid. Loomulikult meie lakmuspaberiks on lõpuks ikkagi ju kaupmehed ja laadakülalised, kes siin käivad ja eks seda tagasisidet lähen ma siis Veenusesse koguma, sest tuleb ju sealt ikka see kõige ausam tagasiside kell 12 õhtul. Aga tahan tänada kõiki meie tiimi poolt, et võtsite vaevaks tänasel päeval siia tulla, kui te küsite, et mis järgmine aasta saab. No seda võin teile kindlasti väita, et järgmine aasta on rattalaat 10 ja seda me tegemata ei jäta. Ja ma usun, et need abilised ka leiavad kõik oma 365 päevast ühe vaba päeva, et tulla Mariole appi seda tohutut vabatahtlikku tööd tegema. Vähemalt nende poolt. Mario võib-olla kasutab seda kuidagi enda kasuks ka ära, et muidu oleks pidanud täna trennis olema, saab rattalaata korraldada. No nii, lõpetame ära või? Ma ei teagi, võime ju rääkida, sa oled ju harjunud 19 tundi järjest tegema. Ei, sa ütlesid 6 tundi ja kõik on läbi, aga ma mõtlesin just Ironmani meeste peale, need panevad üles, ma ei tea, mitu päeva neid aedasi, 300 kilomeetrid ja siis võtavad ka kohe õhtul maha või hommikuks peab ju linn puhas olema. Tegelikult veel hullem variant, aga need Ironmani inimesed tegelikult ongi natuke hullud. Ja need inimesed enamus, kes sinu asemel seal istunud on kõik nagu, ma tegelikult olen terve päev ainult mõtelnud ühte asja, et kas ma jõuan täna veel trenni ära teha, et see lihtsalt reaalselt motiveerib väga kõvasti, et ei, motiveerib. Tead, kui sa hommikul ütlesid veel, et jäin mõtlema, et ütlesid, et võib-olla me parem meelega müüksime autosid, siis ma ütlen sulle päris ausalt, et parem meelega sõidaks jalgrattaga. No nii, aga sõidame jalgrattaga edasi ja ma näen, et lõpusõnad tiimi poolt. Ei, meil on üks tore traditsioon, et mis tähendab õhupalliga pildi tegemist. Aga aitäh kõigile! Ja suured tänud kõigile, et olite ja tulite ja pakkige ilusti kokku ja 21.00 kõik siis tantsupõrandal Estonian Cupi lõpetamisel. Ja suur aplaus korraldajatele, sellele meeskonnale, kes on teinud väga palju tööd, et see vägev üritus saaks toimuma. Igal juhul aitäh kõigile, kes külastasid, kes siia tulid ja kes tulevad tulevikus, olge mõnusad ja meil on veel järel aega 17 minutit ja ma tänaks muidugi ka DJ-d ja kõike seda, kes selle Rockstick tegi ülekannet ja Delfi vaatajaid ja kõiki teisi, nii et olge tublid.